Tere õhtust, kallid kaasteelised. Oleme tulnud täna õhtul siia osasaama issanda sõnast. Ja tänane kirjakoht meil tuleb Johannese evangeeliumi 10. peatükis salmidest 1-10. Tõesti mõtlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui nad on kõik omad välja ajanud, käib ta nende eest ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält. Selle võrdumi rääkis Jeesus neile, nemad aga ei mõistnud, mida see tähendab, mis ta neile rääkis. Siis ütles Jeesus taas, tõesti ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks. Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid ja lammad ei ole neid kuulanud. Mina olen uks, kes iganes läheb sisse minu kaudu. See pääseb ning jääb sisse ja välja ning leiab karjamaa. Aamen. See pääseb ja jääb ja leiab karjamaa. Mida see õigupoolest tähendab? Me räägime kogu aeg sageli, et Jeesus on karjane. Jah, ta on tõepoolest karjane. Aga kui Jeesus osa õpetust visatakse välja teatud liberaalide poolt ja öeldakse, et teatud asju lihtsalt näiteks ei ole olemas. Teatud asju ei ole olemas. Et need on lihtsalt pseudoasjad, et Jeesuse Kristuse õpetus on muinasjutt. Mida me siis lõpptulemuseks saame? Lõpptulemuseks saame liberaalse õuduse, millest siin on korduvalt tegelikult juttu olnud. Lõpptulemuseks saame selle, et ei ole ei liha ega kala. Ja lõpptulemus on see, et räägitakse küll justkui kristlusest, aga tegelikult räägitakse sageli millestki muust. Räägitakse kinnisvaraarendusest. Tegelikult ühiskondlike asjadega ei tegele ükski hing. Ei tegele ükski hing ja ligimene on jäetud järjekordselt unarusse. See on see, millele me peaksime tegelikult kõik mõtlema tänasel lõikus, tänupühal, mis on tulemas, mis on järgmisel pühapäeval, mitte küll homme, aga siiski juba päris lähedal selleks, et mõelda. Pühakiri ütleb ju seda, et puud tuntakse tema viljadest. Tõepoolest, puud tuntaksegi tema viljadest. Aga kui viljad on sellised, nagu me juures olevad pildid praegu näeme, kui õigemini sageli ei olegi viljasid kristlikul kogudusel, mis ennast tegelikult ainult nimeliselt nimetab kristlaseks, kui enamik kogudust käib korra aastas nii-öelda nägu ainult näitamas kahjuks, mis on äärmiselt kurb ja kahetsusväärne. Sellepärast, et kui see seltskond nüüd tuleks aasta läbi kirikusse, oleks asjad väga korras. Aga ühe korra aastaks olulise püha puhul käimine siiski näitab, et see asi on kahjuks leige ja ei ole aru saadud sellest, et kristlase olemine ei tähenda seda, et ma käin 1-2 korda aastas kirikus. Sellepärast, et lihtsalt teised käivad, sellepärast seda õieti lahti mõtestamata. Kuidas me oleme nüüd nii kaugele jõudnud, et enamik inimesi käibki korra 2 aastas ainult? Ilmselt ei ole ühiskonnas peetud püsivat kristlikku kultuuri oluliseks. Ilmselt ei ole peetud oluliseks kristlikku traditsiooni. Ilmselt ei ole peetud oluliseks seda, et tegelikult kõik see tsivilisatsioon justkui ja toetub tegelikult kristluse õpetusele. Ja nii. Ja nii, kui me selle ära võtame, nii, kui me arvame, et meil ei ole seda tarvis, nii kaob see jõud ja vägi sealt ära. Sest vastasel korral oleks võimatu selline liberaalsete väärtuste julm pealetung, selline perekondade lagunemine, ühiskonda laiali jooksmine. Vastasel korral oleks võimatu võõramaalaste selline sissetung, kõikide väärtuste kadu kuhugi. Vastasel korral oleks olnud võimatu sellisel kujul ja sellisel määral igasugust agendat ühiskonda sisse tassida, kui ühiskonna aluseks oleks tõesti reaalsed kristlikud väärtused, mitte mingisugused pseudoväärtused, mis on ammu surnud ja mis tegelikult mitte midagi ei anna, mis mitte kuskil ei vii.
ja millega inimene tegelikult mitte kuskile ei jõua. Eriti rängalt tuleb see ilmsiks teatavates kriisiolukordades, kus oleks justkui abi vaja, aga kus siis, kui asjaks läheb, ei olegi enam aitajaid. Kõige selle olukorra parandamiseks on tegelikult ka Kristus ellu kutsutud, et inimestel oleks reaalne hingepide. Mitte ainult, et sellest ei räägitaks, vaid et see ka reaalselt olemas oleks. Mitte, et see on kuskil ilus helesinine unistus, aga millel tegelikult oma juures olevad pidid ühiskonnas siiski väga palju tulemusi ei ole. See on hästi kurb ja kahetsusväärne. Mina olen karjane. See uks on see tegelikult, mis tänases kirjakoos on kirjeldatud, on ju Kristuse õpetus. See on õpetus, mis peaks inimesi kandma läbi igast päevast. See on õpetus, mis peaks inimestele andma reaalset hingepidet. See on õpetus, millel peaks olema reaalne elav kandepind. Mitte nagu praegu relatiivsele õudlusele, millel ei ole kandepinda ja mis kriisiolukorras inimesed sisuliselt oma peata jätab. Mis ei lase ära tunda tegelikkuses toimuvad, mis laseb vaikselt kaasteelis paljaks varastada ja surnuks näilutada pikkamööda ja aegamööda. Mis ei näe läbi agenda satanistlikku iseloomu, mis praegu levimas on. Ei, seda ei nähta läbi, sellepärast et sageli puudub kontakt ja osadus Jumalaga. No tulge taevas appi, kuidas see võimalik on. Kui vastutustundetu on võtta inimesi ametisse, kellel pole talente. See on taotluslik ühiskonna põhja laskmine. See on taotluslik võõra kultuuri sisse tassimine alatult ja häbematult. Et lõpuks ühel hetkel, kui inimesed avastavad, et neil midagi ei ole, nendel on kõik absoluutselt ära võetud tegelikult, siis võib juba hilja olla ja siis ei pruugi üldse enam võimalik midagi reaalselt ette võtta. Siis oleme nagu see kadunud poja tähendamissõnas need, kes tulevad tagasi, kes lõpuks lähevad kõige lihtsamat tööd tegema, kui sedagi on. Sellepärast, et võõramaalased on kõik ära võtnud meie enda poolt valitud nii-öelda rahvaesindajate kätega, kes tegelikult ei ole mitte head karjased, vaid on lihtsalt röövlid hundid, kes täidavad kellegi 3., 4. või 5. käskusid ehk lühidalt öeldes grupi seltsimehe ehk juhtivglobalistide käskus. Just see on see, millega Kristus mitte mingil juhul kaasa ei lähe. Sest see oleks päris õudne ja päris jube, sest sellega võetakse noortelt tulevik ja rahvalt mälu, nagu ma olen ka varem öelnud, võetakse mälu ja hävitatakse vanad inimesed ära, sellepärast, et siis ei oleks enam kedagi neid, kes räägiks tõtt, kes räägiksid asjadest õigete nimedega, nii nagu need tegelikkuses on, kes ei hakka jooksma igasuguse idiotismiga kaasa, mida agenda iga hinna eest praegu ühiskonnast levitada püüab. Iga hinna eest neid kõrvale tõrjada püüab, kellel vähegi mingit talenti ja eeldust on, midagi reaalselt ligimiseks ära teha, midagi reaalselt inimesele tegelikult anda. Ei, ikkagi tuuakse esile talenditud kaabakad, kes mitte milleski aru ei saa ja kes mitte midagi ei mõista, vaid kes pimesi globalistlikke käske täidavad ja niimoodi igas eluvaldkonnas. Kuhu me oleme siis sellega lõpuks jõudnud? Me oleme jõudnud vaesuva, allakäiva ühiskonnani, kus lõpuks oma rahval ja oma rahva poegadel ei olegi mitte mingisugust tulevikku, kus lõpuks kõik võõrastel ära antakse. Kas me seda tõepoolest tahame? Tegelikult ükski inimene seda ei taha, vaid ta langeb globalistliku ajulopuduse ohvriks, mille lõpptulemus on see, et inimene kõigest ilma on, kaasa arvatud lõpus ka hingest. Rõhutan veel kord, me ei tohi mitte mingil juhul unustada, et globalistid ei ole oma plaane jätnud, et kõik agenda punktid viiakse julmalt ja armutult ja alatult ellu, et inimestele võetakse hinnatõusudega, sisuliselt röövitakse paljaks, nimetagem asju õigete nimedega. See läheb kellelegi teisele, kellele see kasulik, see läheb kellelegi inimesele, kes on lõputult ahne ja kes on selle agenda ustav teener. See läheb sellistele inimestele. See kõik, mis meilt on ära võetud ja võõrastele, et maksta kinni nende mõnus elu Eestimaal. Et omadel ei oleks seda mõnusat elu Eestimaal, et me elaksime mingisugust säästu elu, mis on nälginud, alatoidetud, pimedas, näljas ja külmas. Et lisaks veel tehakse rohepöördega korralik ajuloputus, et inimesed loobuksid tegelikult lihtsamini täisväärtuslikust elust ja läheks selle globalistliku idiotismiga küsimusi esitamata kaasa.
See on see, mida tegelikult kõik need globalistimi kaasa jooksikud taotlevad. Kallid kaasteelised, te mõelge selle peale, sellepärast, et mitte ükski süsteem ei ole tõusnud tagajalgadele ja jõudnud välja. See katastroof, milleni me oleme jõudnud, on tegelikult selle teen, et kõik ühiskondlikud struktuurid on selle õudusega küsimusi esitamata kaasa jooksnud. Ei ole märganud seda, et mida on räägitud, ei ole mõistnud seda, mis tegelikult toimumas on. See on armutu, julm ja kahetsusväärne, mis on praegu juhtunud. Me oleme lasknud enda sisse, enda keskele palju neid, kes mängivad karjast, aga kes seda tegelikult ei ole. Ja kes seda ise tegelikult ei teadvusta, et nad selle idiootliku agendaga lihtsalt jõhkrad, alatud ja armutult kaasa jooksevad. Me oleme lasknud enda keskele väga palju neid isikuid. Mõelge selle peale. Kristuse õpetus, Kristuse eetika, sõnad, kõik. See Kristuse õpetus eetiline kese on relatiivse eetikaga tegelikult ühiskonnas prügikasti visatud. Kas me tõesti seda tahame? Kas on tõesti meie soov, et meie ühiskond hukkuks? Ilmselt mitte, aga ajuloputus ei lase märgata tõde. Ajuloputus ei lase näha seda, kuidas meil kõik vaikselt ja pikka mööda lihtsalt ära võetakse. Ta ei lase meil seda märgata. Ta laseb teha niimoodi, et me ei näe seda. Me ei kuule seda. Me peame normaalseks, kui kirikus räägitakse kinnisvara arendusest. Me peame normaalseks, kui vaikitakse inimeste surmade arvu kasvu. Me peame normaalseks, kui talendikad inimesed eemale tõrjutakse. Õigemini, me ei märkagi neid. Õigemini, inimesed ei tunne äragi enam sageli, kellega üldse tegemist on. Ma ei saa seda öelda kõikide kaasteeliste kohta, aga tegelikult paljudel juhtudel see siiski nii on. Inimesed enam ei märka, kes on kes. Inimesed ei saa aru, kes on kes, vaid tegelevad pseudoväärtustega ja vuhvlitega ja pärast kurdavad ei saa abi. Et ei saa seda teist ega kolmandat ja ei ole reaalselt midagi toimumas ja midagi toetamas, vaid on kõik pseudoasjad, mis inimesele lõpuks peale hingehaavade ja katkise psüühika enam mitte midagi ei anna. Me ei tohi seda aru unustada. Me peame pöörduma vanade põhiväärtuste juurde tagasi. Sellepärast kutsun mina teid kõiki kallid kaasteelised tulema järgmisel laupäeval algkristliku kiriku jumalateenistusele, mis on toimumas Jõgeval. Kutsun üles kallid kaasteelised toetama algkristlust oma talentide saadud ressurssidega, sellepärast, et siit on võimalus saada hingepidet, sellepärast, et siit on võimalus, et kui vähegi võimaldab ja tegevust on ja ruumid endale saan, siis hakkan ka tegema lihtsamat sorti hingehoidu. Siis on võimalus hakata tegema lihtsamat sorti piibli, pastoraal piibli kursusi, kus räägitakse siis pühakirjast nii, nagu need on. Katsun ka need ruumid endale hankida. Muidugi paraku on ikka nii, et kõik need sellised tegevused on tasulised ja siis tulevad ka nende tegevuste kohta tariifid. Ja kutsun ikkagi üles jätkuvalt toetama minu raamatut ja minu loomingut, mis ikkagi jätkuvalt kahjuks kirjastuses seisab, kuna praktiliselt polegi kahjuks annetusi tulnud, nii kurb ja kahetsusväärne, kui see on. Kutsun üles ka seda tegema. Kallid kaasteelised, pidage meeles, see on teie endale vajalik. See on meie kõikide jaoks vajalik, et algkristlus saaks käima, et algkristlus saaks liikuma, sellepärast, et see ei ole seotud mitte ühegi peavoolu agendaga. See ei ole nendega seotud. See on hoopis teistsuguse klassifikatsiooniga süsteem. See on hoopis midagi muud. See on pöördumine tagasi reaalse kristluse juurde. See on pöördumine tagasi selle juurde, mis asi tegelikult Kristus on, ehk tema algjuurte juurde. See on see, mida me ei tohi unustada. Sellepärast kutsun teid üles veel kord laupäeval sinna tulema. Sellepärast, et fakt on see, nagu me sellest tänasest kirjakohast näeme, kui ikkagi kristlike väärtusi edasi anda, kui perekonna väärtused pea peale keeramine kuulutatakse normaalsuseks peavoolu konfessioonides enamikul juhtudel,
siis see ei saa olla tõsiselt võetav kristlus. See ei saa seda mitte mingil juhul olla. See on mingisugune muu asi, millest meil õrna aimugi ei ole, tõenäoliselt mingi globalistlikule süsteemile allub mingi süsteem, mis ennast nime poolest ainult kristlikuks nimetab, mis ei ole reaalselt kristlik, vaid mis on pseudo-kristlike väärtustega. Pidage seda meeles, kallid kaasteelised. Me ei tunne ära tõepoolest neid, kes hundid on. Me ei saa aru sageli nendest. Sellepärast ikka ja jälle rõhutan seda, et me on vaja tuua kõik ressursid algkristusesse. Sellepärast, et mujalt te varsti ei pruugi üldse mitte mingisugust hingepideti abi saada. Sest mujalt võib juhtuda niimoodi, et te jääda hätta, teid unustatakse teie kriisides ja teid ei ole nende inimeste jaoks olemas. See võib juhtuda tahtmatusest, saamatusest ja oskamatusest enamikul juhtudel. Sest väga vähe neid inimesi, kes ligimese hätta jätaks, aga kui ikka endal ei ole, no mida sa siis veel ligimesele annad? Siis ei ole võimalik seda teha. Sest rõhutan veel kord, igast puud tuntakse tema viljadest. Et vaadake, kuidas nende viljadega tegelikult lood on. Kas nad on piisavalt tugevad? Kas nad ikka üldse annavad teile midagi? Põhiline häda on selles, et joostakse kaasa ühiskondlike ideoloogiatega ja ei küsita, kas need vastavad Kristuse õpetusele. Nagu me praegu juures olevalt pildilt igal sammul võime näha. See on see põhiline häda, mis on ühiskonnaga juhtunud. Pidage seda meeles, kallid kaasteelised. Algkristlus ei jookse mitte iialgi kaasa, mitte ühegi ühiskondliku agendaga. Saati sellisega, mis on ilmselgelt satanistlik, ilmselgelt antikristlik. Sellega ei jookse algkristlus mitte mingil juhul kaasa. See on täielikult välistatud. Seda ei tohi mitte mingil juhul ära unustada. Rõhutan veel kord, tõepoolest on juba palju neid tegelasi, kes mängivad karjast, aga kes seda tegelikult ei ole, kes on midagi muud. Seda on iga ühiskonna kihis. Sellepärast praegu soositakse globalistlikule süsteemile kasulikke idioote, kes pimesi agenda käskusid täidavad, kes ei saagi aru, mis üldse tegelikult toimumas on. Kes jätavad rohe idiotismi, mis ühiskonna lõpuks ukatusse viib, kultiveerimist, propageerimist, kes räägivad kõikide global pseudoväärtuste kilbile tõstmist. Jah, nad teevad seda ilma küsimusi esitamata, ilma aru saamata üldse, et see, mis nad toetavad, on tegelikult kogu ühiskonda vähendav ja hävitav globalistlik kuritegelik agenda. Ta ei ole jätnud oma plaane, ta ei ole seda unustanud, mis on tema lõppeesmärk, rahvaarvu korralik vähendamine. Pidage seda meeles, kallid taasteelised. Need tegelased ei ole seda unustanud ja need tegelased ei jäta iialgi seda tegemata, milleks nad algselt on välja kutsutud. Kui me võtame selle, kuidas enamikul juhtudel ühiskond käitub, siis on ka siin varem toodud Danieli raamatu näide, kus kuningas peab pidu, kus kõik väärtused on prügikasti visatud ja siis selgub, et päevad on loetud. Praegu ühiskonda vaadates tegelikult jääbki selline mulje. Paljudel juhtudel peetaksegi pidu ja paljudel juhtudel ongi justkui nende päevad loetud. Nad ei saa aru sellest, et vanamoodi enam edasi ei saa. Nad ei saa aru sellest, nad ei julge seda tunnistada. Nad ei taha seda mitte mingil juhul mõista. Et selliste asjade päevad ongi loetud. Me ei saa seda mitte mingil juhul unustada. Kallid kaasteelised, pidage seda meeles. Me ei saa ega või seda unustada. Et vanamoodi edasi ei saa, et vana mugavustsoonis olemine on igaveseks läbi. Me peame vaimselt üles ärkama. Me peame jõudma selleni, et me ei jookse mitte mingil juhul kaasa globalistlike trikkide ja agendaga. Me peame jõudma Jumalani, sest varsti võib olla vastasel korral hilja. Me ei tohi seda mitte mingil juhul meelest lasta, sest lõpuajal on igal eksimusel, igal veal äärmiselt kõrge hind. See võib tulla meile kiiresti kätte, see võib selguda hiljem,
aga fakt on see, et see maksab meile väga ränka hinda lõpuks. Me võime kaotada elu, me võime kaotada hinge lihtsalt selle tõttu, et me ei ole julgenud õigel ajal valikuid ära teha. Et me oleme teinud mingisuguse pseudovalikud täiesti. Oleme läinud kaasa pettuse ja illusioonidega, mida meile peavoolumeedia igal pool kultiveerib. Me ei tohi seda kallid kaasteelised teha, sest meil ei pruugi enam aega olla. Me ei tea, mida globalistid järgmiseks teevad. See võib olla sõda, katk, nälg, kindlasti üks neist. Ja kui mingitel põhjusel tuleb meil ootamatult siit ilmast minna ja kui meil on suhted Jumalaga korda tegemata, mis meist siis saama hakkab? Ma küsin, mis meist siis saama hakkab, kui meil pole Jumalaga suhted korras ja kui me siit äkki lähme? Kui mõni arvab, et ta võib käia korra 2 kirikus kuskil ja siis vanamoodi edasi lasta, siis see tegelikult ei tööta. Kallid kaastelised, kutsun ikka ja jälle tulema, sest seda on meil kõigil vaja. Meil on vaja käia, meil on vaja selleks, et me osa saaksime. Meil on vaja võita oma hirm ja argus ära, mis on sageli päris raske ja suur väljakutse. Aga kõigepealt on vaja võita iseenda hirm, iseenda valed väärtushinnangud, iseenda põhjendused, miks me ei saa tulla, me ei saa tulema, meil on vaja võita tegelikult iseenda patune loomus, mis tegelikult on tõepoolest suur väljakutse. Ma ei ütle, et see lihtne on, aga see on võimalik. See on võimalik Jumala abiga, see on võimalik selle abiga, et me ühes koos osaduses oleme. See on võimalik selle abiga. Siis on meil see võimalik ära võita, siis on meil võimalik jõuda issandani. Vastasel korral ei ole see võimalik. Sellepärast kutsun veel kord inimesi tulema, kutsun veel kord annetama ja kutsun veel kord mõistma, et need karjased, kes on Kristuse välja visanud, ütlevad, et nad ei usu näiteks neitsist sündi või midagi muud. Või need inimesed, kõik, kes on perekondlikud väärtused suhteliseks kuulutanud, need ei ole tegelikult õiged kristlased. Need on pseudokristlased. Me ei saa neid suhteliseks kuulutada. Me ei saa ühiskondlikku eetilist struktuuri mitte mingil juhul suhteliseks kuulutada, sest me näeme, millise katastroofini ja milliste katkiste inimesteni see tänapäeva ühiskonnas viinud on. See on see, mida meil tuleb iga hinna eest meeles pidada. Kui meie oma päevi toome ja kui me elame issandale, püüdes elada issandale meelepärast elu, kallid kaasteelised, see on äärmiselt tähtis, mida meil tuleb kindlasti meeles pidada. Me ei tohi seda unustada. Ja tänase lühikese mõtiskluse ja jutluse, algkristliku jutluse lõpetuseks tuletan veel meelde, et siis laupäeval on toimumas jumalateenistus 8. oktoobril Jõgeval ja sellest muidugi ma teen ülesvõtte ja video läheb kindlasti YouTube'i ülesse. Aga nüüd palun ma meie kalli maa rahva eest, et issand, too võimalikult palju hingi enda juurde, issand, ilmuta meie rahvale tõde, issand, ilmuta meile seda, et me näeksime, mis on sinu tahe ja mis ei ole sinu tahe. Issand, et me tunneksime ära kurjad inimesed, kes tegelikult sind ei teeni, vaid teenivad iseenda egoistlikke huve. Issand, ava meie silmad nägemas tõde. Issand, ole meie ligi, issand, kaitse, õnnista ja hoia meid. Aamen. Ja kuula nüüd, kui ma kõik, issand, palun sinu kätte, sinu poja õpetatud ja antud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiega andeks anname oma võlglastele. Palun ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen. Kaitsku ja hoidku meid püha kolmainus Jumal. Aamen.